nagu Jumal on kuulanud mind, ta õpetab mind ka kuulama teisi. Põhiline asja, mida ma teen siin Eestis, on kuulama inimesed. Minu päeva väga palju kuulan inimesed ja kuulame tähendab, et ma annan oma elus ruumi vastu võtad siin ja aru saada, mis toimub sinuga. Inimesed tunnevad väga tihti uksi. On mingi põhjus nutta, aga elu ise on raske. Kui te tulete siia, kui mina olen siin koos teiega. Kõige suur asjad, mida peatab meie elu, on kartus. Vabadus ei ole lihtsalt, et ma teen, mida ma tahan, aga vabadus on ka, et ma saan mitte karda ja võtta vastu minu otsuse elus. Kõige suur kingitus, mida sa saab kingida kellegi inimene, on lootus. Ma tahan, et kui inimesed lähevad kirikus välja, nende taskus on täis lootusega. Et inimesed tunnevad nagu sees asjad, mida kindlasti ei saa osta mingi apteekis või mingi poodis. Nagu julgus, kannatlikkus, armastus, lähedus. Nagu kõik selles asjad, mida teeb meie elu kvaliteet. Rahu. Rahu. Inimesed arvavad, et mina nagu preester peab teama kõik. Ja eriti Jumalast. Aga rohkem ma lähen selle Jumala tee, rohkem ma aru saadan, et ma ei tea mitte midagi Jumalast. Ma olen nagu sama seiklus nagu teised inimestega. Ma ei tunne endas, et mul on nagu kõik vastus. Küsimus on alati. Inimestele tulevad ka isa Miguel, miks? Aga huvitav. Väga tihti ma olen küsinud Jumala, miks? Aga tema alati vastab, aga miks mitte? Ja seal ma vaikin ja ma olen okei, Jumal, sina teab. Kindlasti mina ei ole kellegi päästja, aga vähemalt ole kindel, et isa Miguel palvetab sinu ees, kui sina palud teda. Ole kindel selles.